Sõbrad, kükiliigutused võivad alustades olla paljude jaoks keerulised, mis iganes põhjustel, olgu see sellepärast, et tasakaal on kehva, võib-olla ei ole jõudu piisavalt, võib-olla on põlved tundlikud ja nii edasi. Ma näitan paar lihtsat viisi kükkidega alustamiseks, paar sellist pehmemat viisi tavaliste kükkidega, hea väljaastetega ja siis ma näitan ka, kuidas nendega nii-öelda edasi areneda, kui sa saad juba tugevamaks ja paremaks nendes. Ühesõnaga, kõige lihtsam viis, kuidas kükkidega alustada, kui sa ei jõua tavalist keharaskusega kükki teha, siis on istuda kuskile peale, ehk siis istud kuskile pingi peale ja vajadusel võid ka kuskilt kinni hoida, mis iganes, trepi, käsipuu, laud, mingisugune tool, mis iganes ja sellega saad siit ennast tasakaaluga abistada ja saad ka jõuga natukene ennast abistada. Alla kükki minnes me peaksimegi mõtlema rohkem taha istumisele, sellepärast et paljud tavaliselt üritavad kohe põlvede sisse niimoodi ette minna, siis ongi tavaliselt põlved väga tundlikud, kui sa ei ole eriti üldse kükitanud või on keha kaal natukene kõrgem, siis on päris palju koormust kohe põlvedele niimoodi peale lennata. Et selles midagi otseselt halba üldjuhul ei ole tervel inimesel, aga lihtsalt see koormus läheb väga järsult, väga suurelt sinna peale ja võib-olla ei ole kõige mõnusam alguses. Seega keskendume rohkem justkui taha istumisele. Ja siit ongi, kui juba niisama maha istumine on lihtne ja püsti tõusmine, siis võib niimoodi teha, et võid õrnalt puudutada seda pinki ja siis püsti tõusta. Uuesti õrnalt puudutad pinki ja tõused püsti ja siis võid järjest ka madalama pingi endale selja taha panna või siis selle täitsa ära võtta. Ja nüüd juba saadki võib-olla lõpuks keharaskusega rahulikult kükkida. Ja siis loomulikult keharaskus jääb liiga lihtsaks, siis võtad mingisuguse raskuse endale kätte, mingisuguse antli, mis iganes ja kükid koos sellega alla. Mõni võib-olla ei saagi väga sügavale kohe kükkida, võtabki aega, siis alguses teebki selliseid poolikuid kükke. Need on ilmselt paremad ikka kui 0 kükki. Ja nüüd teine kükiliigutus on siis ühe jalaga kükk põhimõtteliselt, ehk siis mingisugused väljaasted, värgid. Ja siin on näiteks tahaaste, võtame näiteks. Tahame siia taha niimoodi astuda ja ette tagasi. See võiks toimuda peamiselt esimese jalaga. Ehk siis kui ma taha astun siit, siis vasak jalg jääb ette, siis vasak jalg teeb enamus tööd ära. Muidugi alguses loomulikult töötad 2 jalaga ja siis töötad lihtsalt selles suunas, et lõpuks teeb esimene jalg peamist töö ära. Ja siin samuti tasakaal võib olla kehva. Seega soovitan alguses kinni hoida, võid siit ennast abistada tasakaaluga ja jõuga. Siin samamoodi proovid mitte lihtsalt siia põlve peale kükki minna, vaid astud taha kaugele, vaatad, kus kohas sul mugav on, proovid erinevaid asendeid, ei pea siia risti taha astuma, võid natukene rohkem laiali astuda, kuidas iganes sul mugav on. Ja siis lõpuks mingi hetk võib-olla sa ei pea enam sellest kinni hoidma, saad lihtsalt niimoodi teha ilma kinni hoidmata ning siis mingi hetk võib-olla pead mingisugused raskused kätte võtma või siis progresseerud näiteks split squatide peale, Bulgarian ehk siis käed kükkide peale, kus näiteks paned tagumise jala kuskile peale. Siin võid samamoodi kinni hoida kuskilt ja on juba siuke kükk. Ja siin samamoodi võid seda jala kaugust muuta. See muudab seda nii-öelda põlvenurka, palju põlvele koormust läheb. Ja niimoodi saad seda fookust muuta endale selle harjutusel ja lisaks ka mugavust põlvedele ja kõigele. Vot, ma loodan, et sellest oli abi. Edu!